kassiita on see ja värav seal. See on naaberkrunt. See siin on ka tebikrunt ja tema puumaja seal, mis on hästi kuum. Siin on need kraavid, kust mäestikuvesi jookseb. Siit on üks linnamineku-teega puhtaks meil tehtud, et ei oleks neid okkalisi kasve. Aga täna lähme teist teed pidi. Ja siin voolavad veed, kui kastmispäev on. Ja need on ka kellegi tehtud, saate aru? Need on kellegi tehtud ju. Need ühesugused kivid niiviisi sobivasti. Kraav, naaberkrunt. Autotee on muidugi pikem, aga praegu me lähemegi otseteed pidi. See üks võimalikest teedest. No vaadake, millised kraavid, milline ilus valu, tsemendi ääred. No, ma ei oska öelda, kes need olid, need tegijad. Ja nüüd sukeldume džunglisse. Need on kõik oliivipuukasvud. Näete, milline võimas oliivipuu siin vanakene. See on kindlasti 100 aastat känd. Ja need on tema lapsekesed siin. Ja nad on vinsked, näed, kuidas ajavad ennast. Ja nüüd läheme sellele kitsamale rajale, mis meil on. Näete, siin on kraav kohe kõrval. Et nii palju seda on, seda kõndimisruumi. Mingi 30 senti. Et vääratamine ei ole võimalik. Vahepeal see oli hästi kinni kasvanud, aga siis see aednik käis siin niitmas. Kui ma ütlesin, et seda ei ole võimalik kasutada. Ja siin on granaatõunapuu tee peal. Metsik granaatõunapuu. Ja kellegi teise inimese territoorium. Ja jälle näha on, kuidas moodi keegid kunagi on ladunud need filigraansed kivimüürid. Uskuge mind, siis ei olnud mingeid ekskavaatoreid. Ja kuskilt esiteks pidid need kivid siia kohale saama. Jätkame teekonda. Mingi vääratamine ei ole võimalik, sest kõrval on väga sügav kallak. Selline, et sealt ei siple välja ka. Nii sügav on. Naaberkrundid, mäed loomulikult. Loomulikult oliivipuud ohtrasti, need on näha, et hästi hooldatud noorekesed. Aga mis on ka näha, et jubetum
kõrgepingeliin. Jubetum kõrgepingeliin läheb üle sinu kodu. Noh, siit rabe läks vähemalt väljagi. Aga osad on nii järsakulised, et sinna jäädki siplema. Eile sellel krundil olid lambakesed sõid, nii ägedad pildid said, et neid pole enne märganud, aga siin on juba tegeletud maaviljelusega sedavõrd, et ikka saaki on. Meie omad ei ole selle peale tulnud, et mulda tuleb rikastada, et savi sisse istutades, külvates ei toimu mitte midagi. Näete, kus on tillid. Issand, võiks kurki teha sisse. No näed, siin kindlasti toimub õhtune chill või öine magamine. Ma olin eile öösel väljas ja mitte üks sääsk mind ei külitanud. No võtti järsakud siin. Nii, nüüd ongi see ohtlik osa lõppenud ja lähme küla vaheteele. Oppa! Tavaliselt sellel krundil veel signalisatsioon annab häiret, kui keegi seal on. Ja küla vaheteed. Noor kukkekene lõugab. Jälle ikka võrratud oliivipuud, vanad staažikad ja väga-väga ilusad külavaheteed. Veesüsteemide koht. Lüüsid, luugid. Viinamarjad, kust me ka oleme saanud paar kobarat napsata. Ülimagusad ja ökod. Ja nii käibki meie linna minek. Ja ikka igal pool oliivipuud. Ja siin on ikka nii ägedad krundid. Sest kuskil linnainimestel ei ole mingit privaatsust, mingeid krunte, mingeid oliivipuid. Palm. Aga need on ka harimata, seepärast see tahab kogu aeg ära lõikamist. Selle jaoks on jälle spetsiaalne teenistus, kes seda teevad, et sellised nukra välimusega jälle ilusad müürid.
muljet avaldavad, sest krundid on mitmetasandilised, kõrgemalt madalamale. Ja keegid, kes on ammu lännu, on neid siia rajanud. Siin on nüüd üks talunik, kelle käest ma käisin mune ostmas ka. Ja ta loomad on hästi ilusad, prisked. Väga ilusad loomad ja näha, lehmateadlane ütleb lüpsilehm. Väga ilusad, puhtad ja hästi toidetud loomad. Ja seal on ka mingi talvetagavara, aga kus ta saab praegu neile ette sööta, seda ma ei tea. Ükskord nägin hommikuvara, et tuli oma väikse trakatsiga kuskilt sealt altpoolt. Ja siin see talunik elab. Teisel pool on ta lauda asi. Eks võib-olla jah, ta isagi on siin pidanud seda farmi. Väike, aga tubli. See, kuidas moodi siin loomad söödetud saavad, see on mulle väga küsimus. Sellepärast, et siin päikeselõõmas ei kasva ju mingi hein ega muru. Kuigi igas aias muru niidetakse ja visatakse see hein lihtsalt kuskile aia taha, nagu meiegi krundil. Ja siis nälginud kitsed käivad karjade kaupa ja neil pole mitte midagi süüa. Võiks ju siis mingi asja teha, et see kruntidelt niidetud muru, et kuskile sinna kitsedele söömaks panna. Hästi kuum on. Hästi kuum on. Ja nii kui algab asfalt, nii algab ka linn. Linn algas. Kuradi kuum on. Lähen villu ära. Oh ja.